Oleme tulnud Tartu Toomemäele, kus täna toimub lumelinna ehitamine ja selle avamine. Lähme uurime siis lähemalt, mis siin täna toimub. See on Tipa-Tapa mänguväljak. See on siis nagu monument ja mänguväljak kokku pandud. Monument Tipa-Tapa siis kujutab, ta on nagu Tartu Forsseelis gümnaasiumi maskott. Ja ta siis kujutab nagu esimesi samme koolides, elutee, igast erinevad arengusamme. Ja no mis siin ikka? Telekad asjad olemas ja mis siin ikka? No minge vaadake. Kaua selline ehitis aega võttis? Ropult. Ega ta ei saa tegelikult kunagi valmis. Ennem siis tuleb see mõni lumesõda ja see asi jälle laguneb natuke. Jah, niimoodi juhtub aeg-ajalt. Ja kust tuli üldse selline idee, see ehitis üldse ehitada? Täielik improvisatsioon. Tegelikult meil oli üks asi veel, et ennem läks meelest ära, et jaa, me tahtsime kiita meie tublit labidameest traktoristi, kes meil aitas selle mäe kokku ajada siia. Jah, aitäh! Siin on valminud Tartu raudteejaama ootepaviljon, mida me kõik väga ootame, et tuleks ka päriselt selline asi ja siin ümber on siis ka raudtee, mida mööda saavad siis lapsed kõndida. Kaua selline ehitis aega võttis? Iga 12. juba alustasime ja õigeaegselt kella 4 sai valmis, kui oligi vaja. Nagu näha, on tegemist heade mõtete tooliga, mis on väga ainulaadne ehitis, Tartu heade mõtete linn, järelikult peab olema heade mõtete tool. Ja nüüd, kui me vaatame seda tooli, siis tegelikult head mõtted ei tulegi nii lihtsalt, siia peab meid pidi üles ronima, ta meenutab Mehhiko püramiid ja astmelist ja seal tipus olevat tooli ja kui sinna tooli välja jõuad, siis tegelikult tulevad head mõtted. Tegemist on talvetooliga, et siin peab kiiresti mõtlema, seda kiiremad ja paremad mõtted tulevad. Aga minupoolne soovitus oleks Tartu võiks mõelda ühele aasta läbi pronksist graniidist toolile. Kaua selline ehitis aeg võttis? Täna anti meil aega pundi, aga me saime ilusti hakkama. Ja kust tuli üldse selline mõte ehitada selline tool? Tegelikult kui jälgida seda, mis peale seda valmissaamist on toimunud, siis see mõte töötas täiesti hästi, et neid häid mõtteid on alati vaja ja headest mõtetest on kogu aeg puudus. Ja kui keegi tunneb, et tal häid mõtted ei ole, siis siin on koht, kus need tulevad kindlasti. Rääkige meile, mis ehitis selline valminud on teil? No tegemist on mobiilse 21. sajandi sõidukiga Tartu Riia Express ja nagu juba meedias korduvalt mainitud Tartu linnavalitsuse Reformierakonna poolt tuleb siia üks tähendab on vajalik 21. sajandil selline kiire liikumine Riiast Tartusse, ütleme siis Eesti ülikooli linnast Riia või tähendab Läti pealinna. Kaua selline ehitis aega võttis? No, ütleme nii, et põhitöö ehk ajutöö sai ära tehtud juba eile õhtul. Täna oli selline viimistlemine ehk et siis ütleme selline kuju andmine. Kokku tegutsime 4 tundi ja 7 inimest, nii et sai korralikult ikka tööle pihta. Kust tuli selline idee üldse ehitada? Idee tuli ikkagi vajadustele vastavalt, sest et inimestel on vaja liikuda. Autoliiklus on teadupoolest tihe, ohtlik. Express on selline üks mugav sõiduvahend, kiire sõiduvahend. Ja ma arvan, et 20 aasta pärast võiks selline asi ka Tartus reaalselt teoks saada.